can't do this anymore. Tere! Täna ma teeksin õpetuse, kuidas lindistada oma häält Audacity'ga ja ka hääle kvaliteetigi parandada. Et muidu nagu näiteks teete mingit gameplay'si, lindistate hääle näiteks Frapsi või ma ei tea mis programmiga, millega te mänge lindistate. Aga ma olen aru saanud, et selle Audacity'ga saab nagu palju paremat heli, kui te nüüd siin nagu arvutis rekordite mikrofoni kohe. Et see tuleb tõesti head heli ja siis te saate seda siin muuta ka. Ja nüüd ma näitan, kuidas te saate põhimõtteliselt täiesti ilma sahinata heli oma mängule siis tagataustaks. Et kõigepealt, kui te alguses siis nagu rekordida ei saa, et ma ei tea või midagi on, et siis lihtsalt panete edit, preferences ja devices on ju, oli devices. Et siit saategi valida põhimõtteliselt selle, et speakers, kõlari, kus te kuulete heli, kuhu te sisse räägite, oma mikrofoni panete siia, stereo, et siis panete dokk ja ongi olemas, et siis te saate lihtsalt rääkida sisse, vajutate rekord nuppu või R-tähte ja 211, 1, 2, 3 kohe tuleb uus heli. Kõigepealt on see rek nupp siin, see punane, vajutate seda ja siis hakkate lihtsalt rääkima seda videot, nagu vajutate käima ja siis võitegi rääkida. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test, test video, test, sample, nii. Ma tegin väikse, nii siukse test heli, nüüd kuulab seda. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test, test video, test, sample. Ja siin on päris palju kuulata seda sahinat, nii mis üldse mul nagu kodus ja niimoodi on, arvutisahin ja kõik see. Ja isegi hiireklikke vist saab sellega eemaldada, aga ma näitan praegu sahinat siis, kuidas saab eemaldada. Et tõmbad selle osa, kus te veel rääkima pole hakanud, teedke natuke, ärge kohe hakake rääkima, see ongi natuke hea. Siis võtame selle sahina koha siit, nii, te ei pea tervet võtma, võite mingi väikse lõigu võtta lihtsalt, siis panete efekt, noise removal ja get noise profile, nii. Nüüd on olemas see, võetud see noise'i profiil, tuvastab noise'i ära. Nüüd tõmbame terve selle heliriba, te tõmbake ka endale, et kui te tahate siis, kui te on hästi pikk, siis tõmbake lihtsalt väiksemaks niimoodi, et hoite kontrolli peal, siis tõmbate selle rullikuga allapoole, et mingi probleemi pole selles suhtes. Igatahes valime terve selle tracki, nii, nagu näha on ju. Terve track on valitud. Terve heliriba, nii. Ja nüüd teeme niimoodi, et paneme jälle efekt, noise removal ja lihtsalt panetegi kokk, kui teil on samad settingsid, vaadake, et teil oleks samad. Ja nüüd peakski tulema, et kui teil on pikk helifail, siis laeb ka natukene, aga ma kuulan siis praegu, kuidas on. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test, test video, test, sample, nii. Te kuulete, et siin praegu ei ole algusest ühtegi mingit segavat heli, mingit noise, mitte midagi ei ole ja näete ka, et see on täiesti tühi riba, siin pole ju mingit neid laineid neid peal, sellest saab kohe juba aru, et see tõesti aitab, et varasti ma ei saanud ka aru, et kuidas see noise removal töötab, nüüd ma sain tõesti aru, kuidas see töötab, nii, aga teeme siis natukene edasi ka veel, et efekt ja siis võtate bass and treble või ja siis põhimõtteliselt et heli nagu natukene nagu siuke sügav või siuke nagu väike bass oleks ka juures. Ma natukene võiks seda bassi boostida. Paneme natukene siin. Paneme 8 peale äkki alguses. Kuidas nüüd läheb? 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test video, test, sample. Oota, ma proovin korra 12 peale panna õppis. Nii. 3, 2, 1, test. See on liigul bass, et kuulete kohe bass on kohe nagu juures. Et see bass kindlasti natuke aitab, teeb seda heli natukene kvaliteetsemaks võib-olla, kui ta on mingi kõrge kõrge kvaliteediga mingi mikri niimoodi. Ma panen praegu 8 peale äkki, see ei tundu nii hull. 3, 2, 1, test. Oi. 3, 2, 1, test. Nüüd üks midagi valesti. Paneme siis. Jaa, see läheb just niimoodi või. Tõmbame 15 peale. Ei ikka siis jah. Et kui juba liig kõrgeks läheb, siis te näete ka ju, et siia, kus on algus oli täiesti tühi, et sinna hakkavad tulema need
ka mingid lained, et siis pole mõtet. Aga ma praegu anduun natuke nagu ma oleks midagi hästi, et siis ma saan õige passi tagasi. Nii, ja niimoodi ongi vist alguses. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test, video, test, sample. See on väga normaalne heli praegu, mis tuleb. Ja ma soovitan kõigil kasutajal, kes tahavad oma mängudele maksimaalselt heli kvaliteet ja mitte lihtsalt frapsiga, et siin saate heli panna kõvemaks ka. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test, video, test. Seda soundi, noise'i võib-olla juurde. Nagu suht normaalne tegelikult, et panete lihtsalt heli tugevamaks ja niimoodi ja siis pärast lihtsalt panete Vegasesse ja siis vaatate esimese lausega, kust läheb kokku see heli. Tavaliselt see lindistab terve heli, see ei ole niimoodi, et hakib kuskil lõikab ära. Et mul pole vähemalt sellist probleemi, et võib-olla kui on mingi väga vana arvuti ja võib-olla siis võib juhtuda. Aga jah, et vaatate enam vähemalt sünkroonis ja siis asendate mänguheli siis selle Audacity heliga, et seda ma arvan kõik oskavad. Et renderdate selle faili siin, export on ju, ja panete siis, ma ei tea, MP3, ma ei tea. Ja paneme nimeks mingi wow, heli. Ja nüüd panete see doksit. See on see. Ma ei taha seda värki. Teeme siis. Teeme lihtsalt siis mingid. Ma ei tea. Teeme flag WAV-ide. WAV-faile. Ja ongi valmis. 3, 2, 1, test, 1, 2, 3, test.